$20 burrito on kogu Ameerikas käivitanud arutelu taskukohasuse üle. Näete, jah, me elame ühes inimkonna ajaloo parimas ajastus, kus meil on võimalik nautida luksust ja mugavusi, kuid samal ajal muutuvad asjad järjest kallimaks ja kallimaks. Ja paljud inimesed on sellepärast tõelised pahased. Ja kui sa arvad, et see ei saa olema üks peamisi teemasid tulevastel valimistel, siis sa eksid. Taskukohasus on väga oluline. Ja mida rohkem inimesi tunneb, et nad ei saa endale lubada isegi põhilisi asju nagu $20 burrito. See on midagi, millega poliitikud peavad tegelema, aga mis täpselt juhtus? Mis on $20 burrito skandaal ja miks see nii oluline on? Ja miks see jälle põhjustab suure lõhe konservatiivses liikumises? Ma mõtlen, proovime järele. Ja kuidas me selle täiesti jabura vestluseni sel nädalal jõudsime? Me jõudsime siia sellepärast, et nagu sa oma sissejuhatuses mainisid, ütles Turning Point USA liige Andrew Colbett, et üks üliõpilane väidetavalt ütles talle, et pole okei, et burrito maksab $20. Tead mis? See on tõsi. Kui see oleks tõsi, siis ma nõustun. See ei oleks okei. Ja siis pärast seda juhtus nii, et Joel, kes on siin meiega, Gordon. Ja tead, ma arvan, et ta lõpetas selle vaidluse väitega, et sa võid ju ise süüa teha, eks? Ja sa saad ise teha kogu toidu $20. Mitu? Ütlesid, et 6. 6 last. Jah, igaüks saab sellega hakkama, eks. Tead, ma arvan, et inimesed peavad veidi rahunema. Okei, põhimõtteliselt algas vestlus sellest, et Andrew Kulvet rääkis, kui kalliks on muutunud Ameerikas elamine ja et $20 burritod on pööraselt kallid. Ja siis Joel Berry, kes on Jerry B. Boring Show produtsent, vastas umbes nii. Vaata, $20 toitsin ma kogu oma pere. Me lihtsalt kokkasime kodus. Sa ei pea alati välja sööma minema. Asjad lähevad küll kallimaks, aga kodus saab ka normaalse hinnaga süüa. Ja see on küsimus, mida paljud inimesed endalt küsivad. Kas see on tegelikult tõsi? Natuke nende asjade üle tead küll see, et asepresident nimetas Mark Markit paksuks. Lihtsalt arvamuste lahknevuse pärast. On ikka päris hullumeelne. Võib-olla peaksid nad mõlemad koos burritot sööma minema. Ma usun, et asepresidendi lause oli umbes selline. See on mees, kes pole kunagi burritost ilma jäänud või midagi sellist. Mis tead mulle kui inimesele, kes on oma elus nii mõnegi burrito söönud, on tuttav tunne. Ma olen tegelikult suur Chipotle fänn. Nii et ma olen väga hästi kursis burritode hindadega ja burritode hinnatõusuga, mis on tegelikult väga kõrge. Ma arvan, et burritoflatsioon. Ma ei taha sind parandada, aga kui me otsime poliitilisi termineid, siis ma arvan, et burritoflatsioon. David, kas toit on selles riigis liiga kallis? Mõni toit on liiga kallis. Ma arvan, et kui meil oli COVID ja siis pandeemia ning siis halvad poliitikad, mis tekitasid inflatsiooni ja osa sellest oleks niikuinii juhtunud, kui sa paned majanduse kinni ja avad selle uuesti, siis läheb kuumaks. Meil oli vist umbes 30% inflatsioon või midagi sellist, ma arvan, et nii see oli. Aga viimase 2 aasta jooksul ma uurisin seda. Tead, see ei ole nii hull. Ma arvan, et see on olnud umbes 2,5 ja 2,9 viimase 2 aasta jooksul. Toidu puhul, mida sa poest ostad. Kui sa väljas sööd, siis on see umbes 3,7 ja 3,9. Nii et meil ikka veel, meil ei ole ajamasinat. Me ei saa minna tagasi ja muuta Joe Bideni poliitikat. Inflatsioon ei lähe lihtsalt tagasi sellele tasemele, mis ta oli. Aga ma arvan, et me peame aru saama, et see ei ole nii hull, kui inimesed arvavad. Nad tunnevad seda. Aga ma arvan, et nad tunnevad seda pigem viivitusega. Nad tunnevad enamasti pandeemia ajal toimunu hilinenud mõjusid. Ma mõtlen, et mõnikord, näiteks veiselihaga, oli ka muid probleeme. On ka teiti toiduaineid, kus majanduses juhtub midagi. Sellest rääkisime ka varem. Aga näiteks oli põud, ma arvan, ja on ka muid põhjuseid, miks veiseliha on kallis. Nii et näed, siin ongi mul natuke probleem selle teemaga, sest vaidlus selle üle, kas see tegelikult toimub või mitte, on oluline arutelu. Ja jah, mõista, et suurtel poliitilistel sündmustel on mõju hindadele, on midagi, millest paljudel inimestel on raske aru saada. Ja pandeemial on kindlasti pikaajalised tagajärjed. Aga samal ajal inimesed on tõesti rahaliselt raskustes, inimesed lihtsalt ma tean, kui palju maksab poes käimine, aga hinnad on pöörased ja enamik inimesi ei teeni nii palju raha, et nad saaksid endale lubada hästi süüa. Vähemalt, kui mitte ainult täielikku rämpsu. Ja seega väita, et see tegelikult nii ei ole, kuigi tehniliselt võib see olla õige. See ei vasta küsimusele, miks peaaegu kõik tunnetavad hinnatõusu mõju. Miks kõik seda kogevad, kui seda tegelikult ei juhtu? Kas see on tingitud pandeemiast? Olgu, aga mida me teeme selle vastu võitlemiseks? On väga raske seletada noortele abstraktseid teooriaid ja öelda neile, et nad ei ole raskustes. Mul kulub kogu tahtejõud, et mitte rusikat viibutada ja öelda, minu ajal, tead küll, jah. Aga tõde on see, et noortel on alati raske, sest nende jaoks on kõik alati kallis, kuna nad teenivad vähem kui enamik inimesi. Aga ma tahan lihtsalt öelda, et ma nägin küsitlust, kus Z-generatsioon käib rohkem väljas söömas kui beebibuumerid, kellel on palju rohkem raha kui neil. Sest nüüd on meil Uber Eats olemas. Jah, kõik Ja need asjad, uued mis varem tehnoloogiad on polnud olemas. saadaval, eks? Jah, aga see lisab sellele palju kulusid. Kui mu lapsed seda teevad, tahan ma vihast plahvatada. See lisab söögile 10, 15, $20 juurde. Ja see on huvitav tähelepanek. Võib-olla polegi toit kallimaks läinud, lihtsalt meie laiskus ja harjumused on halvemaks muutunud. Ja nii usume, et väärime väljas söömist. Ma mäletan, et kui ma üles kasvasin, oli väljas söömine eriline maiuspala. Ja tänapäeval võiksid sa sõna otseses mõttes iga päev väljas süüa. Ja see on tõsi. Kui sa kasutad mõnda äpp või kui sa lähed mõnda kenamasse, kallimasse restorani, mis omal ajal oli samuti suur asi.
Sa kulutad palju rohkem raha, kui oleks vaja, võrreldes sellega, kui õpiksid ostma ja kodus süüa tegema, nii nagu meie vanemad tegid ja nagu meie üles kasvasime. Ja ma arvan, et see on oluline tähelepanek. See on suuresti seotud sellega, et inimesed on vaesemad, aga neil on rohkem kokkupuudet rikaste inimestega, nii et nad tunnevad, et nad on vaesemad, kui nad peaksid olema, eriti noored inimesed. Noortel pole kunagi raalnud. Enamik inimesi, kes ülikoolis käisid, töötasid ülikooli ajal, eks, kui nad just ei tulnud jõukast perest. Noored inimesed ei peagi olema jõukad, sest nad on terve päeva koolis. Nad õpivad terve päeva ja neil on vanematel taskuraha, kui neil veab või nad töötavad. Tead küll, baristana või autopesulas. See oligi see, mida noored tegid. Aga sotsiaalmeedia ja kokkupuude inimestega, kes teenivad palju rohkem raha ning sellega, et vanematel inimestel ongi rohkem raha, sest nad on selle teeninud ja elustiiliga, millega noored on harjunud ja kohanenud, on arusaadav, et inimesed on selle pärast frustreeritud. Aga kas see on rohkem liigustunde küsimus, kui tegelikult see, mis toimub? Inflatsiooni põhjustas suuresti Covid. Mulle meeldib alati täpsustada ja öelda, et Covid ise ei põhjustanud ühtegi meie probleemidest. Valitsuse reaktsioon Covidile põhjustas kõik meie probleemid. Aga kindlasti, tead, oleme selles saates öelnud ja ma jään selle juurde, et valitsuse reaktsioon Covidile on meie aja kõige määravam poliitiline sündmus. See ületab isegi 11. septembrit. See jääb meid saatma kogu meie elu. See on üks hullemaid valitsuse võimu kuritarvitusi kogu maailma ajaloos, arvestades, et kõik läksid selle hullusega kaasa. Mõnes kohas oli asi veel hullem. Hiinas võidi siin füüsiliselt oma majja kinni naelutada. Ma arvan, et see on samuti huvitav, sest ajal, mil me oleme harjunud kõigele kiiresti reageerima ja uudistsükkel liigub nii kiiresti, on lihtne unustada, et vaid 5 aastat tagasi kogesime me kultuurina, rahvana nii uskumatult traumeerivat sündmust. Ja sellel on pikaajalised mõjud ajal, mil me ei mõtle pikaajalistele tagajärgedele. See ongi nii, sa oled nagu mis mõttes? Mida sa mõtled? See lihtsalt juhtub praegu. Ei. Asjadel on pikaajaline mõju. Kui sa oled laps ja saad trauma, mõjutab see sinu täiskasvanu elu. Asjad toimivad nii, et minevikus juhtunud sündmused mõjutavad tulevikku. Aga me elame ajastul, kus mõtleme ainult praegusele hetkele ja unustame selle ära. See on tohutult ülemaailmselt häiriv sündmus. Selle põlvkonna jaoks, kellest me peamiselt räägime, ehk Z-generatsioon, võib öelda, et nad ei peaks kasutama Uber Eatsi. Ja kindlasti võime öelda, et meie ajal oli toit keskmise sissetuleku suhtes kallim ja meil oli vähem valikuid, halvemad valikud. Toit maitses sõna otseses mõttes halvemini, kui me lapsed olime. Kuigi vahel tunneme selle järele ikka veel nostalgiat. Meil oli palju vähem valikuid. Ja enamik meist kasvas üles süües, eriti kui astusime täiskasvanuikka ja tegime selle loomuliku sammu alla oma vanemate jõukusest oma enda tegeliku elujärje juurde. Tead, paljud meist sõid oma 20-ndates väga-väga tagasihoidlikult, enne kui leidsime oma koha ja hakkasime rohkemat lubama. Ja siiski, me noored ei hakanud kasutama Uber Eatsi sellepärast, et see on mugav. Nad hakkasid kasutama Uber Eatsi, sest nende valitsus ütles neile, et ei tohi oma majast lahkuda, et süüa saada. Ja nii tunneme isegi selles Covidi hetkes sügavaid ja püsivaid mõjusid. On lihtne öelda, et nad kulutavad liiga palju, et nad on liiga killustunud, et nad on muutunud liiga individualistlikuks sotsiaalmeedia peikeloleku tõttu. Kuni sa meenutad, et me sõna otseses mõttes lukustasime nad mõnes kohas. Eriti demokraatide juhitud linnades 2 või enamaks aastaks arvutite ja telefonide taha. Sest see olidi kõik, hei. Tere tulemast tagasi. Õige. Nii et ootuste küsimus on selles väga suur osa. Jah, on olnud tohutuid sündmusi, mis on seda teatud moel mõjutanud. Ja me kõik peame mõistma, et sellel on tagajärjed. Noorem põlvkond kogeb Covidiga juhtunu ja konfliktidega toimuva tagajärgi, mis juhtub sotsiaalmeediaga. Et me oleme lihtsalt normaliseerinud selle, et noored lapsed saavad tehnoloogiale ligi igal ajal ja igal moel, sest meie täiskasvanutena oleme sellest sõltuvuses ja me ei tea, mida teha. Kõigil neil asjadel on tagajärjed. Ja osa neist tagajärgedest on see, et lastel tekivad enda suhtes kõrgemad ootused ja nad on rahulolematumad. Ma mõtlen, me kõik teame, et õnnetu olemise saladus on enda võrdlemine teistega. Kui sa tahad oma elu veeta võrreldes end teistega, siis tunnedki, et sa ei ole piisavalt hea. Ja kogu internetis ongi see üks suur võrdlusmäng. Ja kui sa paned noored inimesed, kes pole veel täielikult välja kujunenud ega oma palju raha, pidevalt võrdlema end nendega, kellel on rohkem, siis nad tunnevadki end pidevalt õnnetuna, et neil on justkui õigus enamale ja ootavad rohkem. Ja kuigi toidu kvaliteet võib olla tõusnud või toidu kättesaadavus parem kui vanasti ja kõik need asjad on tõsi, siis see on peaaegu noorte ootusi on raske alla tuua. Ja ma arvan, et meie kui vanem ühiskond, kuigi ma ei tea, kas mind tegelikult vanemaks peetakse, aga osa meist peab mõistma ja tunnistama, et tegudel on tagajärjed. Ja me ei saa lihtsalt pahandada, et Z-generatsioon kurdab elu üle, mis neile on kandikul ette antud või nagu seda nimetatakse kuldsetes käeraudades. Aga pigem mõista, et nad maadlevad sellega ja mõelda, mida me saame ühiskonnana teha, et seda parandada. Aitäh, et pöörasite tähelepanu proua Matale.